Seekord võtab motoreporter ette midagi päris hullu. Nüüd minnakse vaatama, kuidas kulgeb elu üleval pool polaarjoont. Rock Ride Koola poolsaar 2010 valge vaikuse väljadel. Just nii kõlab pöörase ettevõtmise pealkiri. Plaan on sõita kaugele põhja ja vaadata, kuidas põlistel Soome aladel, mis pärast talvesõda jäid Venemaale, elukene veereb. Aprilli alguses on aga polaarjoone taga veel paari meetri paksune lumevaip maas. Nii et kogu see reis tuleb mitte mootorratastega nagu seni, vaid hoopis mootorsaanidega. Esimest korda motoreporteri ajaloos võeti ettevalmistusi väga tõsiselt ja käidi Kõrvamaal lausa erilist saanisõitu õppimas. Algul olid paljud motoreporterid kindlad, et mis see siis nüüd ikka ära ei ole. Tsikliga ju sõidetud küll ja asi see nüüd siis saaniga seda teha pole. Sadul ja lenksud ju mõlemil olemas. Paraku sellega sarnasus ka piirdus. Saime täpselt 200 meetrit sõitu ja nüüd istume juba teist tundi kaeme seda asja välja. Aga meil on vaja välja saada Valge mere äärde. Jah, ma arvan, et 6 päeva järjest kaevame seda meest välja. Kudu sa seisad, ka see põliti. Saanidega püüti Kõrvemaal võimalikult palju erinevaid vigureid proovida. Grupis sõitmist, mägedes sõitmist ja kulgemist täiesti metsikult paksus lumes. Naljatuju polnud lõpuks enam kellelgi. Ma külge on ja siis jälle teistpidi ja niipidi ja siis läbi lume niimoodi ja siis siia niimoodi. No siia kinni niimoodi. No? Tahaks sõita 100-ga või 120-ga. Aga ühel sellel oli spidomeeter näitas 200 kogu aeg. Siis hakkas hirmus. Ei ole kellelgi nii uhket ülikonda, ei ole seadina taldadega kingi. Nad sinust maha peavad jääma superranda, kui sina vee all asjalikult kõnnid ringi. Motoreporteri uus reis viib välja ka talvise Valge mere äärde. Seal tuleb ka jääalust sukeldumist harrastada. See on aga päris peenike kunst. Seepärast võttis ka sukeldumisega varem tegelenud saatejuht ja motoreporter Tanel Talve kätte ja käis koolitusel. Ilma jääaluse sukeldumise kursuseta jää alla ei lastagi. Ole sa soojas vees palju tahes varem sulistanud. Taas selgus, et niisama lihtne pole sellegi asja juures midagi. Reporter läheb siis nüüd kõigepealt harjutama. Enne kui Valgesse mere läheb, siis siin samas Rummu karjääris on võimalik jää alla ronida ja vaadata, mis seal toimub. Ja ma ütlen ausalt, et basseinis harjutades ei olnud häda midagi, aga seda mustavat auku siin vaadates, ütleme niimoodi, et saame hakkama, jaa. Mis on jää all teistmoodi on? Esiteks Eestis on jää all mega ilus nähtavus, mida meil tavaliselt ei ole. Et kui ma ütlen, sul 20 meetrit nähtavust on täna kindlasti, eks sa pärast ütleb, kui palju oli. Et salakeeled räägivad, et pühapäeval on 100 meetrit. Ma ei tea isegi väga palju nii-öelda Lõunavere kohtasid, kus 100 meetrit nähtavust oleks. Et sa näed ju paklikult kõik asjad kätte. See on ju super. Mismoodi ma selle augu pärast üles leian? No ma hea küll sisse panen pea ees, aga mis edasi saab? Eks me vaatame pärast õunte pealt. Tegelikult pannakse sulle nöör sappa ja igal sukeldajal on oma turvamees on pinnal ja vee all on samuti olema me paaris, et ei ole nii, et lähed üksi kuhu tahad. Mis sinu ülesanne täna on? Sind valvata. Vähemalt anti õige inimene, mitte see väike tüdruk, kes ennem paela hoidis. Mismoodi sa valvad? Ei, mis ma siin ikka valvan, et saad hakkama ilusti. Ma veatan eemalt, et suga nöör risti ei lähe muud midagi. Et sa tuled ikka alla mugas peas? Ikka ikka. See on väga hea. Mis sind selles jääsukeldumises paelub? Ekstreem. Ekstreem. Tundub, et Tanel ujub peal. Tanel, kuidas sul läks? Kas sulle meeldis sukeldumine? See on fantastiline kogemus. Aga siin oli ikka midagi sellist, mida ei oska kirjeldada. See on
see vaatamine, kui see jää seal su kohal on ikka. Kõik taju kaub ära, absoluutselt. No aga võib-olla tagasi vette siis ikkagi. No, ma ei saagi aru, mis te meid välja tirisite. No selle kuiva ülikonnaga on see mõnus asi, et põhimõtteliselt võid töölt tulla, lipsu ette jätta, tõmbad selle asja endale selga, käid vee all ära, tuled välja, näed, võtad selle pealt ära, lükkad lipsu sirgeks ja tööle tagasi kontorisse. Mõnus selline lõunal käik, lõõgastav. Kevad oli aga Eestis selle jääaluse sukeldumise koolituse aegu juba jõudsalt peale surumas. Järvejää ülemine kiht oli puhta pudedaks muutunud. Et Eesti rahval minust lolli muljet ei jääks, siis jääga oli niimoodi, et 10 oli pude peal ja siis oli väike veekiht ja 50 oli täitsa korralikku. Tähtis oli see, et mitte kinni jääda. Kõik. Ma oskab midagi öelda. Loll on kaasa võetud. Esimese metsa hange kohe saime täpselt 200 meetrit sõitu ja nüüd istume juba teist tundi kaeme seda asja välja. Selle pildi järgi võib arvata, et motoreporter rassib ihu ja hingega Koola poolsaare rinnuni ulatuvas lumes. Tegelikult ei ole me veel aga Eestist kaugemale saanud, käsil on alles saanisõidu harjutamine. Venemaale sõit algas supermugava tutt uue luksbussiga, aga see oli just nagu lohutuseks edaspidisele, no ütleme, mitte just kõige komfortsematele oludele. Esimene etapp edukalt läbitud, nüüd lähme vaatame, kuidas teise etappi saaks nagu algatatud. Ja mis see teine etapp on? Rongiga, saaks rongi peale kuidagi, sest tahaks jõuda jälle kupeesse. No meie armsa luksbussi välisõhu termomeeter näitas, et sooja on 13 kraadi ja kui päris aus olla, siis natukese kummaline on mõelda, et me peaksime natukese rohkem kui 26 tunni pärast sõitma mootorsaanidega kuskil 2-meetrises lumes. Aga no, loodetavasti ei lähe me nii nagu tavaliselt ja seal tõepoolest ikka lund jätkub. Ärge flirtige mehed seal, siin on rong, see ei ole mingi flirtimise koht. Vaata, kes räägib. Seekordne vagunsaati võrreldes eelmise korraga on täitsa 5+. Me saime loaga nüüd minna vagunisse ja seda me ka teeme. Ja eks me siis näe, mis meid selle 24 tunni jooksul edasi ootab. Peagi selgus aga, et aastatega pole Venemaa raudteel mitte midagi muutunud. Ei halvemaks ega ka paremaks. Võtsime puidust topsiga viina. Ja viin, vana kurivaim, on selline vedelik, nagu Raivet räägib, et tema molekul pidi olema nii peenikene, et ta ronib läbi puu ja lööb need kuradi klaasid lõhki. Saime 2 pauku ära panna klaasid lõhki nagu niuti. Milleks sa laud? Järelikult ei ole mõtet puid lõhkuda niisama, vaid kalla viin puude peale ja puud lähevad ise lõhki. Aga ega meil polnud siis ju aega viita, pidime tööle pihta andma ja rohkelt intervjuusid tegema. Oleme Murmanski rongis ja lähme nüüd uurime, kuidas ja miks rahvas sinna sõidab. Kõigepealt siis kuidas, ilmselt väga keeruline ei ole rongiga, aga tähtis on teada saada, et mis nad seal põhjas siis ikkagi teevad. Живем и работаем. На какой месте? Какую работу делаете? По железной дороге работаем. По железной дороге работаете, по железной дороге едете? По железной дороге едем. Ну и на самолетах летаем тоже. Там живете, да? Нет, я там жила раньше. В гости поедете? Да. Кому? К маме. Motoreporterid tegid rongis nii head tööd, et kohalik mees, kes ise töötab raudteel, kinkis meile püha raamatu. От железных дорог России, РЖД, мы эстонскому телевидению дарим как сувенир вот такую инструкцию. Что вы писали сюда? Специально для моторепортер от РЖД. See raamat näitab seda, kuidas sõita mööda raudteed, et kui te juhuslikult peaksite kunagi rongi ostma, siis see raamat aitab teil seda rongi juhtida mööda raudteed. А как тормозить, там не написано. А как тормозить, это в следующей книге. Продолжение. Koola poolsaar asub Venemaa loode osas Murmanski oblastis. Piirneb põhjast Barentsi merega, idast ja lõunast Valge merega. Poolsaare pindala on ligikaudu 100 000 kilomeetrit.
Number 100 000 omab Koola poolsaare puhul ka teistsugust tähendust. Just nimelt rohkem kui viimati mainitud arvuline näitaja arvatakse olevat Koola poolsaarel järvesid. Jõgede ja ojade arv küünib üle 20 000. Nii et tühjade kätega ei peaks sealt naasma küll ükski kalamees. Ometi pole kõik nii tore, kui võiks arvata. Kuigi rongis olnud inimesed peamiselt kiitsid elu sealsetes linnades, ei osanud meie nii optimistlikud olla. Vene linn, tüüpiline. Neid on siin mingi 20 tükki Karjala poolsaarel. Iga linn on ehitatud ümber tehas. Ja siin on siis mingi tehas, mis on ümbruskonnas ära tapnud 5 kilomeetri raadiuses kõik puud ja pöösed. Selline tehas. Inimesed on rõõmsad. Sealsetes tehastes tegeletakse peamiselt selliste metallide nagu kulla ja koobaltiga ja tundub, et loodushoiule liiga palju seal ei panustata. Lisaks räägitakse, et sealkandis korraldatakse tehisteemantite saamiseks maa-aluseid tuumaplahvatusi, mis teinekord veidi viltu lähevad. Siuke linn, Montšegorsk. Tulge siia. Welcome to Montšegorsk. Dobro požalovat Montšegorsk. Et aga Koola poolsaarest paremat aimu saada, võtsime mootorsaanid ja alustasime täiesti hullumeelset sõitu mööda seda karmi ja kohati jumalast maha jäetud piirkonda. Eriti põnevaks tegi olukorra meile antud saanide tehniline seisukord. Probleem on küünaldega. Käis täpselt 2 minutit ja siis oli pidu läbi. Ma ei tea, mis see tähendab, kas need saanid on meile abiks või on nad rohkem nagu takistuseks meil. Võib-olla siiski koeraraketiga oleks vähe lihtsam. Võib-olla ei vea meid kohe all. Tegemist oli müstilise ettekuulutusega, sest et vett ja vilet saime selle saanireisi ajal ikka korralikult. Meie seekordse reisi alapealkirjaks sai pandud valge vaikuse väljadel ja kohe sai selgeks, et sobivamat nime poleks olnud võimalik välja mõelda. Enamus Koola poolsaare elanikest on 20. sajandil sisserännanute järeltulijad. Ajalooliselt on poolsaarel elanud saamid ja neile lisaks rannikualadel ka pomoorid, aga meie olime teel hoopis Komide küla poole, kes samuti tollel poolsaarel elavad. Et see küla, kuhu me nüüd sõidame, kuhu on 80 kilomeetrit veel, siis kogu see külaliiklus käib mööda seda teed ja suvel seda teed ei ole, nii et suveliiklust ei ole, suvel on helikopter. Aga talvel on see nagu nende elutee, nii et kogu see toit ja kütus ja eluks vajalik, kes mööda seda teed siis kärutatakse. Üldiselt me lähme siis sellisesse külla, kuhu väga külalisi ei satu, sest et sinna ei saa eriti. Ei satu, jah. Ei satu. No kui nüüd meiesugused hullud siin oma saanidega, eks ole, vahest arva eksivad, aga suvel on nad täiesti maailmast ära lõigatud. Ainus majakene 140 kilomeetri peale oli seal pisike onnike, millele suurustav Trahteri nimetus pandud. Ja esimese 60 kilomeetri peal tuli vastu täpselt üks mootorsaan. Mõne aja pärast läks aga liiklus puhatihedaks. Meile jõudis järgi vana hea nõukogudeaegne lindtraktor, mis kohe, kui kaamera välja sai võetud, mäkketõusul otsad andis. Traktorist ise nägi küll üsna muretu välja, aga meist ta sinna hiigelsaani mäest üles sikutama jäigi. Loodetavasti jõudis ta enne kohale, kui tee jõudis ära sulada, sest et ega nalja sellega polnud, oleksime ise seal ääre pealt jõkke uppunud. Komide juurde jõudes saime aga ülisooja vastuvõtu osaliseks, kuigi esimese hooga seda kõige soojemat kohta silma ei hakanud. Me muretsesime enne, et siin polnud sauna kuskil näha ja ainult üks korsten on see tuli pliita seest. Ja olime üsna õnnetud, siis nüüd härra teatas siin, et temal on saun 300 meetrit sinna poole ja kõik on jälle väga hästi. Ja siin on ta massimõrva sooritanud ja tapnud ära kõik viimased 20 põtra, mis ta siin oli. Külaliste auga.
раньше было 50 тысяч здесь оленей. Ага. 50-10 тысяч забивали каждый год. Это. Ну, это, особенности деликатес, мясо оленя, вот, самое чистое. Вот от коров, от всех. От, но он в природе живет. На природе питается. Kuigi põhjapõtru olla varasemaga võrreldes palju vähemaks jäänud, käib kommide elu seal ikka selle sarvilise eluka ümber. Seljas kantakse loomulikult põdranahka ja rikkalik söögilaud oli kaetud peamiselt põdraliha toodetega. Et me olime kommidel külas just lihavõtete aegu, ei pääsenud me ka seal kaugel Koola poolsaarel munade koksimisest. Mul on killer muna teise poole. Sul on see õppemuna. Pärast Andri. Ja ega me tänamatud ei olnud, meened said kõik need toredad inimesed. Perenaisel oli meie kingituste üle aga eriti hea meel. Я жила в Калининграде, когда я сюда переезжала, из Калининграда сюда приезжала. И когда были такие моменты, если где-то в баре, Финляндия, водка, и Иван Наталин, спасибо большое, просто спасибо. Komidel oli just meie seal viibimise ajal suured pidustused. Seks puhuks olid inimesed selga pannud rahvariided ja ka meie naismotoreporter pandi päevale kohaselt riidesse. No что за одежда? Говорите, женщина. 470 лет нашей одежде. Это старинный коми-национальная одежда. А это, знаете, коми-ижемская шаль, которые из рода в род передавали детям своим. Вот это уже 4-е поколение этому платку. Вью над рекой расстилается. Kõigi laua taga vahetasime siin keeleteaduslikke elemente ja leidsime 2 ühissõna. Keel ja, lumi ja puu. Lumi ja puu. Лым и пу. Лым и пу? Да, у нас по коме снег это лым, а дерево это пу. Kuna komid on oma majapidamise üsna soojaks kütnud, siis läksime tagasi õue, et veidi küla vahel ringi vaadata. Nüüd me kasutame kohalikku taksoteenust. No nii kabriolett taksos ma pole kunagi olnud. Ei tea, siin on, kui ta kiiremaks ka läheb, siis läheb vist üsna õudsaks juba. Praegugi juba raputab kergelt. See suurepärane ehitis siis on kohalik Krasnošelje külakauplus, kus me läheme siis vaatame omale head ja paremat. Eile sai siin juba korra ukse taga käidud. Peab ütlema, et külakaupluse ümber tavaliselt käib ka vilgas elu ja muu ühiskondlik tegevus. Kahjuks täna need härrad olid kõik seal saanivõistlustel, aga näed, siin juba üks partisan tuleb. Enamus selle küla majadest on valmistatud puidust ja seetõttu on väga tähtis keset küla asuv häirekell. Enne selle kauni kella paigaldamist rippus seal köie otsas lihtne raudteerels, mille vastu haamriga tagudes siis rahvale ohus teada anti. Kahjuks on õnnetusi seal ka juhtunud. Не так давно, к сожалению, был пожар. Сгорел дом из 4 квартир. Был исход смертельный. Но, тем не менее, вот этот колокол уже ничем не помог. Tundub, et see masin pole siin ammu liikunud, aga tõtt tuleb tunnistada, ega siin pole eriti liikuda ka nendega kuskil, sest et siin ei ole teid. Aga meile öeldi sellist asja, et kuna siin ei ole teid, siis ei ole vaja siinseid autosid ka registreerida. Siin ei ole vaja juhilube ka mitte midagi, sest et sa ei sõida ju teedel, vaid sõidad kuskil metsa vahel põhimõtteliselt kogu aeg. Nii et mõned mehed on endale siia ka tavalise sõiduauto toonud ja siis vahete vahel nad pidid isegi mõnega siin ringi sõitma. Me läheme nüüd siin kohe vaatama ühte vahvat komifestivali. Üsna omapärane nüanss on selle asja juures siin, et öeldi, et külalisi eriti tihti sellistel nende pidudel ei käi. Ja põhjus on tegelikult väga lihtne, siia lihtsalt ei saa mitte kuidagi. 2 varianti, kas sa tuled siia helikopteriga või siis mootorsaaniga ja üks liikumisvahend, millega siin nii-öelda külade vahel ringi sõidetakse, on see sama aparaat siin. Nii et muid mooduseid siia külla kuidagi nendele inimestele tulla ei ole ja seetõttu on nad hästi rõõmsad, et tervelt 8 eestlast on täna kohal.
nüüd me siis oleme sellel komitee festivalil ja sissejuhatuseks anti selline võtmehoidja moodi asi, mida on siis kohalikud koolilapsed valmistanud käsitööna spetsiaalselt. Ja ega siin on kõik, me vaatame, lihtne nagu saunalaval. Et liiga keeruliseks pole inimesed oma elu siin ajanud. Siin on samavar püsti, sealt saab teed. Siin on kohe näha, et inimene lõikab üsna jämedad viilud leiba, millest peaks kõhu kenasti täis saama ja samavari küljes ripuvad ka parankad, nii et kõik on nii nagu peab ja kõik on ehe. See kõik oli aga vaid selline tagalateenistus. Eesliinil võitlevad seal kohalikud mehepojad, kes reeglina pudelist rohkelt julgust võtnud ja punetavate nägudega põhjapõtrade järgi suuskadega kihutasid. No ütleme ausalt, julgust nõudis see tegevus ikka tublisti. Kaine mõistusega inimene midagi sellist ju ometi ei teeks. Как прошло соревнование? Отлично, изумительно. Почему упали в конце? Ноги не выдержали. Да? Который больше устали, олени или вы? Скорее всего, я. Готовится участник под номером 7. Хатанзей Григорий Georgievich. Üldiselt see, mis minul siin selja taga asub praegu, see on reporteri kabiin. Ja ma usun, et see on iga spordikommentaatori unistus omada sellist reporteri kabiini. See on äraveetav ka muide. Ainus koht, kus ta saab informatsiooni, siis selle võistluste käigu kohta siin on see väike aken. Sellest pisikesest aknast välja vaatab see kommentaator. Ainuke jama on selles, et kui keegi akna ette tuleb, siis on tal vesi ahjus nii-öelda, sest et siis ta ei näe mitte midagi enam, ta ei saa midagi teada, mis võistlustel toimub. Nii et see on siis spordikommentaator komi moodi. Põhjapõder on siin maal küll number 1 elukas, kellelt ta ei saa kohe mitte midagi tehtud. No näete, siin võisteldakse nendega, näe, seal nad lähevad. Põhjapõdrad siis kõlbavad võidu ajamiseks, põhjapõdrad kõlbavad naha mõttes siis endale hiljem ümberpanekuks. Kindlasti on nad veel mingite veoloomadena siin ametis ja kõige lõpuks nad süüakse ära. Minu meelest maitseb põhjapõdra liha natukese lamba moodi ja kui mulle ei öeldaks, et see põhjapõder on, siis ma peaks teda kindlasti lambaks. Aga igal juhul on, mis ta on väga maitsev ja viib lausa keele alla, kuigi selles püstiala paaris, kus me praegu oleme, maitseb vist iga asi hästi. Kui Eesti mees oli kõhu kenasti täis söönud ja toitu ka meie neljajalgsete sõpradega jaganud, otsustati, et ega eestlane siis komiteest kehvem saa olla. No, mis tunne on siis enne võistlust? Kuule, ärev, et šefid sõidavad seal ära, ma arvan, mingi 10 osalejat ja siis üks kohalik paasa seal lubas väikse koolituse läbi viia. Paneme need rakmed ümber ja lähme siis kihutame, vaatame. Proovime, paneme kõik oma oskused mängu. Kantimised ja puusad ja põlved ja niimoodi. Ma ei tea, mida põdrad sellest arvavad, aga saame teada. Ära nad ikka mind ei söö. Aga nii palju ma tean, et sealt tuleb nagu nöörist tõmmata, siis põder teab, kuhu poole keerata ja kaikaga nagu anda, et see on kiirendus. Gaas on siis see pikk kaigas ja käigukast on ja rool on siis ühes isikus selle nööri käes, et lähme vaatame järgi. Tõesti, teooria oli meil vägev, aga praktikaga läks meil nii nagu tavaliselt. Minu vend on põdrakasvataja kaugel Põhjas, mis ma talle küll sünnipäevaks viin. Minu vend on põdrakasvataja kaugel Põhjas, mis ma talle küll sünnipäevaks viin. Ikka viin, 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 ikka viin, 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 ikka viin, 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 ikka viin, viin, viin. Kuidas kommenteerime? Kuule, väga-väga kõva. Ma ütlen, et seal oli hoogu täitsa selles ürituses. Oli teatud sükust dünaamikat ja hoogu. Teatud dünaamikat. Vaatame, kus su põrrad on. Üks küsimus, kuidas seletada asjaolu, et silmini juua täis vene poisid on oluliselt paremad kui sina täiesti kaine peaga? No see on kõik kogemuse pealt ja lugemuse pealt, eks ole, lepime kokku, et... Operaator ütles, et minge sinna raja kõrvale natuke. Me tulime siit 3 meetrit, 3 minutit. Ja kohe on meil tulemas võistleja number 2 Tõdu. Hoog on juba ülesse saadud. Kilomeetreid tunnis on kuskil 36,6 ja ta ei olegi veel kukkunud. Mis see tähendab?
oota, pea kinni. Nii, kuidas läks? Tehtud. Palju kiirust arendasite? Umbes 5,6 kilomeetrit tunnis. Nii palju? Jah. Meil kõrvalt tundus, et natuke vähem, aga no lepime sellega. Kas mõned lihased on nüüd väsinud ka? On, tuharalihased. Sitaks väsinud. Mida aga kohalikud põdrad Eesti mehe sõidustiilist arvasid? Suurt vist mitte midagi.